Tervist, rahvas! Soovin teile saabuvat ja toredat Eesti Vabariigi sünnipäeva. Ja nagu ma paar videot tagasi lubasin, teen täna ühe päevakohase pitsa. Ma nimetasin seda ugri-mugri pitsa. See on minu oma pandud nimi. Tegelikult on rukki taigna põhjal kilupitsa. Ja hakkame siis pihta. Teen taas ahjupanni peal taigna levitamise. Pitsakivi on juba tund aega täisvõimsusel ahjus olnud. Küsiti peale eelmist videot, et mis temperatuuril. Ma ütlesin ka, et kirjas on 240, aga vaevalt ta nii palju annab, et hea kui 230 on. Ja tänast videot toetab taas Eesti Pagar, kes andis mulle testimiseks rukki taigna baasil tehtud pitsapalle. Vot ma ei tea, ma ei ole seda katsetanud, ütlen ausalt. Neid teisi heledaid ma olen kasutanud, aga rukki taigna pitsapalle ma ei ole kasutanud. Ma olen teinud ise rukki jahust pitsapalli, tegin kilupitsat. Ma mäletan, et ega ta ei veninud ja tükk tegu oli, aga ma sain ta kuidagi laiali ja tegin kilupitsa. Ja ma mäletan, et see oli väga hea. Nii et vaatame, kuidas see käitub. Ja nagu varemgi öelnud, et annan ausa ja hävitava hinnangu, kui vaja. Niisiis, taignapall oli jääs. Eile tõstsin tavakülma, täna hommikul toatemperatuurile. Ja siin ta nüüd natukene on kerkinud. Vormi määrisin oliiviõliga, et ta oleks siin ilusasti vabalt kättesaadav. Vaatame, kuidas siis õnnestub meile. Et ma teen taas siin ahju plaadi peal, et mitte plätserdada siin laua peal selle jahuga. No esialgne mulje siin kätte all on, et jah, ta nüüd nii pehme ei ole kui nisujahu. Aga paistab, et me ta ikkagi laiali saame. Peaasi, et ta katki ei lähe. Ja üldiselt, kui tehakse rukki jahust, siis segatakse nisujahu hulka. Ma kahjuks ei tea, mis koostis siin on. Niimoodi siuke hapukas leiva taigna lõhn on küll üleval. Päris mõnus. Natukene jahu maha. Ja kasutan taas küpsetuspaberit, et sellega on hea mugav libistada ahju ja ka pitsasid pealt maha. Kaste. Ma keetsin kastme varem valmis. No mis ma keetsin? Ma võtsin poest saada oleva juustukastme, valasin siia potti ja segasin sisse oma valmistatud basiilikupesto. Kuumutasin ja segasin ja selline ta sai. Ja ma maitsesin, kuulge, see on väga hea.
väga hea pestokaste. Internetis on päris palju ansjoovise pitsa retsepte, hästi palju erinevaid. Ja nii nagu mina teen, no sellist ei ole ühtegi. Sellepärast juba ei ole, et ei kasutata rukkitaigent või rukkitainast. Mõlemad vist on õiged. Ja nüüd juust. Mul on siin poest ostetud pitsariivjuust. Ma panen seda ja ma panen värsket mozzarellat ka. Värske mozzarella, kõige odavam, mis poes on. Ei ole üldse oluline, ei pea ta mingi pühvli mozzarella olema. Aga mulle meeldib, kui see mozzarella sulab mõnusalt sellisteks valgeteks laikudeks. Ja ongi kilukord. Mina, nagu ma ühes varasemas videos ütlesin, ostan enne vabariigi aastapäeva juba ammu need kilud ära. Mulle meeldivad sellised hästi laagerdunud kilud. Selle karbi realiseerimisaeg on 5. märts, nii et kohe lõppemas. Tegelikult kõlbavad need kilud küll ja veel. Ja samas meeldivad mulle ka värsked kilud. Tehtud kohe nii 2-3 päeva pärast süüa, ma võin neid süüa kartuliga, leivaga ka väga head. Aga täna ma tahan siia just selliseid laagerdunud kilusid. Ja eile õhtul ma siis istusin siin teleka ees ja nokkisin paar karbitäit, puhastasin ära, luud välja ja soolikad pead kõik eemale ja täna siis laon pitsa peale. Mul pole aimugi, kui palju neid siia läheb. Läheneme loominguliselt asjale. Paneme ka punast sibulat. Natukene. Ta kindlasti sobib siia ja annab ka natuke värvi, iseloomu. Ja loomulikult käib kilu juurde, kilu võileiva juurde muna. Võib lõigata ratasteks, aga ma lõikan sektoriteks. Siis teda ikka on siin. Ma eile ostsin selle munalõikuri. Eelmisel läksid traadid katki. Ja vaatan, praegu lõikab päris, lõikab päris suured sektorid. Ma oleks tegelikult väiksemaid tahtnud. Vaatame, kuidas ta nii lõikab. Noh, veidi parem. Tuleb muna püsti panna. Nii, 3 muna kuidagi lohakalt sai siia poetatud ja natukene värvi ka veel paprika näol. Väike magus noot asjale juurde.
ongi kaetud esialgu. Lõikan paberi väiksemaks. Ja lähebki ahju. Nisutaignaga oli 7 minutit. Ma arvan, panen kella käima, vaatame 7, aga ma ei tea. Vaatame otsa, mis siin toimub. Ma pärast ütlen, palju aega läks. Ma hoidsin pitsat ahjus 14 minutit. Seda lihtsal põhjusel. Tumedast taignast ei saa ju aru. Hele läheb pealt niimoodi pruunikaks, aga tumedast ei saa aru, on ta siis küps või ei ole, mis ta teeb. Ja ootasin, kuni juust hakkas kergelt nagu pruunistuma. Mõtlesin, et okei, nüüd ehk sobib. Nii lahti veel lõikama ei hakka, sest kõik see lugu on siin hästi kuum, aga teeme viimase kaunistuse. Kindlasti sobib siia värske till, nii maitse kui värvi poolest. No ja mõni rukola kribal ka. Ta kindlasti on hea, kui teda rohkem panna, aga ma praegu rõhun välimusele, et ikkagi kilu tuleks esile. Ja viimane lihv. Daamid ja härrad, kilupitsa või ugri-mugri pitsa, nagu mina nimetan. Kes soovib, võib teha ka vabariigi aastapäevaks. Mina teen vabariigi aastapäevaks muidugi traditsioonilisi asju, mitte küll kilupitsat. Vabariigi aastapäevani on 2 päeva aega. Ikka traditsiooniliselt kiluvõilivad, praetud räim marinaadis, kartulisalat. Siis oleme teinud ka lihtsaid viinereid, lõigatud niimoodi sõrgadeks lõhki, aga sellel aastal ma teen ribi. Hautan selline pikem protsess, searibi, hautan, grillin, hautan veinis, vaatame, kui tuleb hea, siis teen sellest ka video. Aga nüüd natuke ootame enne, kui maitsma hakkame. Põhi on krõbe küll. Kilupirukas on ju vist levinud asi või ma ei tea, kui levinud, aga tehakse. Siin on siis natukene kilupiruka moodi asi. Maitseme siis. Vaatame, kuidas teda käes hoida on. No ei ole viga.
ja soolane suutäis. No nagu kiluvõileib, aga teistmoodi, soe. Ideaalne koos munaga, mitte mingil juhul ärge tehke ilma munata. Ja kuna kilu on soolane, siis kindlasti tuleks just nimelt mozzarellat, sellist magedapoolset juustu kasutada. Ärge pange mingit tavalist riivjuustu, need on soolased, rikuvad selle asja ära. Pannakse ka kappareid, aga ma just ei pannud sellepärast, et kapparid on ka soolased. Väga hea. Aga üpris soolane, aga see on ju kilupitsa, mida siit oodata, ta peabki olema vürtsikas soolane. Selline video siis seekord. Täna tegime kilupitsat ehk ugri-mugri pitsat, mis on siis pühendatud meie vabariigi aastapäevale või sünnipäevale, millega tõsi küll 3 aastat tagasi segane naaber ära rikkus just meie tähtpäeval. Ja soovin kõigile nendel ärevatel aegadel, et kaine mõistus ikkagi võidaks ja et me pikka perspektiivi enam ei julge lubada, aga vähemalt järgmisel aastal saaksime jälle tähistada. Ärevad ja segased ajad on, et ei tea, mida siin oodata. Aga elagu Eesti Vabariik, elagu Eesti kilu, elagu Eesti rahvas.